Tere, hea vaataja. Toots olen. Täna on taas kord see õnnis päev, kus avame pakki. Aga sel korral ei ole pakk tulnud minu sõprade käest Hiinamaalt, vaid on hoopis tulnud Eesti sõprade käest Eestimaalt. Ja ilma pikema jututa vaatame, mida see pakk siis endast sisaldab. Minu kõrvalda siin on suurem valge. No, kui kaamera nüüd välja võtab, siis on näha ka, milline ettevõtte selle mulle saatis ja tegu ei ole sponsoreeritud reklaamiga, kuigi võiks, eks ole. Ja tuli ta mulle juba koju kätte või tegelikult Omniva tublide töötajate käekeste läbi pakiautomaati nädal tagasi ja ei ole olnud aega sellega tegeleda, lahti võtta seda pakki, nii et nüüd on siis õige aeg, ilusti kasti pandud toode on siin sees, aga vaatame, millise tootega siis tegu on ja mis selle tootega siis teha saab. Ma usun, et nimi Fotopoint tegelikult Eesti-siseselt ütleb juba päris palju, mis siin sees võib olla, aga vaatame üle, äkki ei ole. Äkki on midagi muud ja äkki on midagi sellist, mida keegi ei oskaks oodata, kuigi mõtlen, et ei ole midagi sellist, mida keegi oodata ei oska. Ikka tegelikult on asi loogiline ja lihtne, on tegu siis kilega. No, näitab head pakkimist, läheb siit ära ja veel kord kile sees on siis selline kast, kasti sees on kast, et ma sain kasti ja siin on veel mingisugust pudru ja mudru sees. Tundub, et siin on ka arve, puhastuslapp, huvitav, mida me lapiga puhastamaks kastiga, aga võib küll saata nii, nagu ma ikka rohkem. Ja ega siin mingit saladust ei ole ja tõenäoliselt ka mitte mingisugust suurt üllatust. Siin sees on selline pisemat sorti kaamera, ehk siis kes on viimasel ajal üldse läbi aegade vaadanud siis videosid, siis olen mitmetel kordadel maininud, et aeg on välja vahetada just see sama veebikas seal, see sama, millesse sa vaatad. Sest vaata, üks põhjus, mis tal on see pildi kvaliteet on üks asi, teine asi on siis vaata see, et ta valgustab nagu üle ja seda ei saagi päris heaks, et ma olen seda proovinud küll mudida ja pudida, et kui ma näiteks kastiga lähemale tõstan, siis on näha, kuidas ta tegelikult üle valgustab. Jah, praegu nüüd sõnad kiuste nagu tundub, et enam-vähem isegi see pilt on okei, aga siiski. Tegu on siis Sony A5100 kaameraga, selline hea hinnaklassis kaamera ja mingil põhjusel on siin lahti muugitud see kleepekas juba eelnevalt, nii et kui on probleeme, küll te seda videot näete, kallid Fotopointi inimesed, kleepekas oli juba lahti muugitud. Kes nüüd teab, mis põhjusel, aga noh, eks ma siis saan seda edasi muukida, loodetavasti kõik toimib ja on korras. Miks siis Hiinamaalt sellist asja tellida ei tahtnud pool kilomeetrit raamatuid? Lihtsalt sellepärast, et tahaks saada asja, mis kindlasti toimib ja töötab ja kaamera on nagu selline suurem asi, millega siis väga riskida ei taha. Sony kirjadega rihm, millega saab vist rihma anda, siis siukse imeliku ehitusega pistik, mis tõenäoliselt on see USA ehitus äkki, ma ei ole päris kindel, aga ei hakka siis, kui keegi parandada tahab, siis pole mõtet, ma ei teadnud, mis asi see oli, siis veel mingi jublakas üleminek, mulle tundub äkki siin USB peale ja vooluots, siis veel kaableid, voolukaabel elektrivõrkul ühendamiseks, siis USB ja ma ei tea, kas ta on mikro või mini jälle, ma ei tee neil väga vahet ausalt öeldes, selles vahet teen, aga ma ei tea, kumb on, eks ju, kui ma nüüd ühe kätte saan, see võrdlust ei ole, siis tont teab, kumb ta on. Ja siin sees siis tuleb välja põhisüüdlane, kaamera ise, võtame ta korra siit, siin on veel midagi, aku ilmselt, jah, või patarei, kuidas selle asjaga, et mul ei ole olnud korralikku kaamerat ja siis selle kaamera nii varasemalt, fotokaamerat kui sellist ja selle kaamera nimi peaks olema või nimetus mirrorless kaamera, nii nagu ütlevad peegliteta kaamera või hübriidkaamera eesti keeles ja üsna pisikene on teine ja see on väga positiivne, sest tegelikult ongi ta mõeldud mul siis, siin on ilusti siuke kruvimise koht ka all, ongi mõeldud selleks, et edastada siis videopilti. Tean selle kaamera kohta nii palju, et kohe mis nagu negatiivselt ette tuleb on see,
ta kipub üle kuumenema video tegemisel, aga ta ei kipu kuumenema üle siis, kui sa voogedastas ehk siis striimid, nii et selles osas on ta väidetavalt väga hea. Ja kui nüüd veel üks positiivne asi, miks teda soovitatakse lisaks sellele, et ta hind on hästi viisakas, on see flip screen siin. Eks kui sa paned ta dokki, siis sa näed täpselt, mida see kaamera filmib, ehk siis flip screen on peal, ehk siis tõstad siia üles ja üle kaamera on sul näha ekraani, nii et minul on ta mõeldud pigem sellise videopildi edastamiseks, kui nüüd siis mõne pildi selle või foto ka sellega teeb, siis on küll hästi ja siit edasi nagu upgrade'ida, kui nüüd arvestada, et see kaamera ise maksab 400 €, siit edasi upgrade'ida on üsna lihtne, et siis tuleb vahetada ära see lääts, mis siin ees on. Kuidas ta ka ära käib, praegu kangutama ei hakka, eks ma loen manuaali pärast, kui olen selle asja vaikselt siin selgemaks saanud ja video kokku pannud, aga ja üks asi veel, mida sellega seoses on vaja, kus ma selle nüüd panin, on vaja kindlasti sellist asja nagu capture card, ehk siis, mis eesti keeles on siis, capture card käib hästi küll. Selle ma nüüd tellisin küll, natuke aega tagasi, juba paar nädalat tagasi tuli ta siis ära meil Hiinamaalt ja Elgato 120 € kaardile kõrvale panna selline kaart, mis maksab kuskil 10 € ja põhimõtteliselt ei anna sulle 4 kilo output'i, vaid piirdub siis full HD output'iga. On väga hea ost, olen internetis väga palju uurinud selle kohta, nii nagu siis selle kaamera kohta, et mida siis praegu on kõige mõistlikum täna osta nii hinna kui kvaliteedi suhte osas, siis siin on nagu selline kombo, mis siis hakkavad siis toimetama minu masinas ja ma usun, et see kombo on praegu ka kõige mõistlikum, mida hetkel nagu saab, vähemalt niimoodi väidavad teademad inimesed ja eks ma neid kuulan ja peale proovimist siis saan ise ka öelda, et kas ja kuidas see asi nagu toimib. Usun, et toimib hästi ja edukalt, nii et ei ole nagu väga kahtlus selles osas. Ja kaamera kohta võib-olla veel nii palju, et vaatan korra siit tehnilist datat, peaks olema siis tal fotokvaliteet, siis resolutsioon 6000 × 4000 punkti, või pikslit, sellega peaks saama päris korraliku pildi juba ja video on siis 1920 × 1080, ehk siis full HD nagu öeldud. Kui ma ei eksi, siis kas ta on 30 FPS, aga oleme ausad, sellise facecam'i videoks 30 FPS, no ei olegi rohkemat sul vaja, kui nüüd aus olla võiks muidugi olla, aga üldjuhul ei ole, kui 720 peaks saama äkki 60 FPS kätte, aga ma nendes numbrites 100% kindel ei ole, et eks ma testin ära ja vaatan siis, kuidas asi toimima hakkab. Igal juhul suur goal, mis meil ka streamis oli, saada siis kaamera kätte, see suve lõpuks, suvi saab täna-homme läbi, kalendri järgi suvekuu vähemalt või. Ja nüüd tuleb ka pilt kvaliteetsemaks teha, need iluekraanile tuleb järjest rohkem külastage striime ja likeige videosid ja kõike muud asja, sellepärast et elu läheb ainult ilusamaks. Võt nii. Rohkem ei tahagi midagi, toots olen ja ma usun, et räägin veel mõne